Tere tulemast Eesti noortekirjanduse lehele. Käimas on noortekirjanduse kevad. Mina olen Eeva Roos ja meil on täna külas Helen Käit. Tere, Helen! Tere! Ma saan aru, et sina oled pigem nagu lastekirjanik, kuigi sa oled noortele ka kirjutanud või siis ütleme, nagu me jõudsime järeldusele, sa oled nooremate noorte kirjanik. No ma ise pean ikkagi lastekirjanikuks. Ma isegi peast ei oska praegu öelda, palju neid lasteraamatuid on ilmunud, aga neid ikka on. Aga jah, sinna vahele kuidagi täiesti ootamatult sattus tõesti üks raamat, mida vist võib kvalifitseerida noortekirjanduse alla. On selline asi nagu Põrgulik suvelaager. Et mingil hetkel ma mõtlesin, et prooviks kätt siis ka natukene selline vanematele lastele või noh, lastele vist ei kõlba öelda, noortele kirjutamisel. Aga ma ise nagu väga isegi ei ole rahul selle raamatuga, vaatamata sellele, et sain veel mingi auhinna selle eest. Aga endal jäi ikka nagu kripeldama, et välja ei tulnud päris see, mis alguses mõttes oli. Ja paraku nii ongi nagu juhtunud, et see on ainsaks noorteromaaniks jäänud, vähemalt Aga samas siiamaani. on niimoodi, et sa ütlesid, et sinu lugejaskond on 6. klassini, et tegelikult 6. klassis on juba noored tegelikult, et kas, kas sul on, kas see on kuidagi teistmoodi kirjutada neile või kuidas see kirjutamine on, no sa pead ju publikust, et sa kirjutad täiskasvanutele ühtemoodi, needsamad noored, kellele sa kirjutasid ja ütlesid, et ei õnnestunud, aga auhind anti. ja siis lastele, et need sihtgrupid on erinevad, et kuidas sa tunned, et sul on see kogemus, et kuidas on erinevatele sihtgruppidele kirjutada? Ja kindlasti on natuke erinev see kirjutamine, et kui ma lastele kirjutan, siis ma ikkagi püüan kirjutada hästi lihtsas keeles. Et ka 7-aastane saaks aru, mitte ainult see 12-aastane saaks aru. Noh, noortele kirjutades võib juba natukene selliseid keerukamaid teemasid ja ka keeleliselt siis natuke keerukamalt kirjutada ja noh, siis täiskasvanute puhul noh, ma ütleks, et võib lasta nii, nagu tuleb. Et võõrsõnad, pikad, keerukad laused ja nii edasi, et nad kõik on suhteliselt erinevad ja mulle ausalt öeldes meeldibki nagu vaheldumisi kirjutada, et kirjutad lastele, kirjutad täiskasvanutele, et siis saab nagu sellist erinevat keelt ja erinevat stiili kasutada. Alustame siis päris algusest. Kuidas sinust kirjanik sai? Kas sa teadsid juba päris väiksena, et sinust saab kirjanik või see juhtus kuidagi niimoodi elu käigus? Ja ei teadnud ma midagi, et must kirjanik saab, et ma selline suur kirjutaja olin tegelikult kooli ajal juba, et kõik kirjandid, mis koolis tuli teha, siis mina tegin alati poole pikemad. Mu emakeeleõpetaja hoidis 2 käega pead kinni, sest kui tuli kirjutada 4 lehekülge, siis mina kirjutasin 8 ja tuli kirjutada 8, siis ma kirjutasin 16. Et kirjutada on mulle alati väga meeldinud, aga huvitaval kombel ma isegi nagu kunagi varem ei mõelnud selle peale, et võiks raamatuid kirjutama hakata. Töötasin ajakirjanikuna vahepeal, noh jälle kirjutasin, eks. Ja raamatute kirjutamise juurde ma tegelikult jõudsin alles, ma arvan, et mingi 14-15 aastat tagasi. Ja jõudsin niimoodi, et mul oma tütar oli tol hetkel äkki 9-aastane ja talle väga ei meeldinud lugeda. Ja no see oli muidugi selline asi, mis mulle absoluutselt pähe ei mahtunud, sest et ma olen lapsest peale ja siiamaani nagu selline täiesti fanaatiline lugeja. Ja siis ma mõtlesingi, et mis värk see siis nüüd on, et mis mõttes tema ei loe, terve perekond loeb ja tema ei loe ja siis tuligi selline mõte, et ma kirjutan talle ise raamatu. Et vaatame, kas siis tuleb ka veel see, et mind ei huvita ja ma ei taha. Ja niimoodi ma esimese lasteraamatu kirjutasingi. Mul ei olnud tol hetkel tegelikult absoluutselt plaanis nii-öelda kirjanikuks hakata. Ma lihtsalt mõtlesin, et ma kirjutan selle raamatu ja vaatan, mis juhtub. Aga raamatul läks hästi ja mis võib-olla nagu veel olulisem, ma sain aru, et mulle endale nagu väga meeldis seda kirjutada. Ja muidugi ma tahtsin veel kirjutada ja siis tuli juba järgmine raamat ja siis ülejärgmine ja noh, nii ta läks, et
praegu enam ei kujutagi ette sellist elu, kus ei kirjutaks. ma pean siukse natuke siukse õelama küsimuse küsima. kas see tütar hakkas lugema sinu raamatu peale? et kas sa said sellele valemile pihta, sest ma arvan, et see on nagu kulda väärt, kui sa selle valemi nüüd välja ütled. mis on see, kuidas saada lapsed lugema või noored lugema, et siis No kui päris aus olla, siis ega ma esialgu väga ei saanud. Aga kui ma vaatan tänast päeva, kus ta loeb kaugelt rohkem kui mina, siis ma ei tea, ma ei julge seda au endale võtta, aga mingisugune lugemispisik tal ikkagi nagu sealt tekkis ja ma olen endale püüdnud nii tollal kui ka hiljem nagu ennast veenda selles, et see oli lihtsalt selline iga, kus ta vahepeal mõned aastad ei tahtnud lugeda et nüüd täiskasvanuks saades anna ainult kätte, ütleme ma nii. just mõtlen seda, et hästi tihti või noh, mitte hästi tihti, aeg-ajalt ma kohtan seda arvamust, et noh, klassikud on juba olemas, meil on kõik head raamatud olemas, Shakespeare, Kafka, et noh, et milleks nagu rohkem hakata siin üldse midagi tegema, et aitab küll nendest lugudest, aga ma saangi aru, et tegelikult lugusid on aina juurde vaja, sest inimesed on uued ja noh, need lood peaksid ka nagu uuenema, et lugu on iseenesest sama, aga võib-olla siis nagu tekst või see, kuidas see lugu esitatud on, et see peaks nagu uuenema. et No klassika on klassika, et ma arvan, et seda on alati loetud ja jäädakse lugema, aga kui me vaatame kas või seda, kui palju maailm on muutunud viimase 100 aastaga, viimase 10 aastaga, ütleme isegi kas või viimase paari aastaga, siis minu arust on neid uusi raamatuid väga vaja. Et kõik see, mis meie ümber toimub, on täiesti loomulik ja et see ka ühel hetkel nagu paberile saab, sest noh, kirjanikud teatavasti on sedasorti rahvas, et nad vaatavad, mis ümberringi toimub ja siis võtavad selle kõige asja suuremad kokku. varganevad, tsiteerides Terry Pratchettit. Ja. aga siis järgmine loomulik küsimus, et kustkohast sa siis varastad oma ideid lugude jaoks ja kust sul tegelased tulevad? Tegelikult absoluutselt igalt poolt. Et lasteraamatute puhul mingi aeg oli ikka päris palju sellist inspiratsiooni ja tegelasi pärit mu enda tütre tutvusringkonnast, koolist, huviringidest. Noh, eks ta ikka vahel rääkis, mis jälle toimus ja päris tihti mul nagu lõi kohe lambikene põlema, aga see on nagu jube lahe lugu, et selle võiks nagu kirja panna. Et tol ajal neid lugusid ikka nagu tuli niimoodi. Aga no nüüd ta on täiskasvanu, koolis enam ei käi ja sealt nagu mingeid lugusid ei tule, et nüüd peab seda inspiratsiooni nagu kuskilt mujalt hankima. Aga ma olin muuseas just nädalavahetusel külas ühel endisel kursusekaaslasel, me ei olnud nagu hästi kaua näinud ja tema ei teadnud, et ma raamatuid kirjutan. Ja kui see siis nagu kuidagi jutuks tuli, siis tema küsis muuseas täpselt sama küsimuse, et kust ma seda inspiratsiooni saan ja kuidas need tegelased kujutavad ja siis ma ütlesin talle, et vaata see, mida sina siin praegu räägid, eks me istume lauas ja vestleme, sa kunagi ei tea, mõni lause, mida sa ütled või midagi, millest sa räägid, sellest võib ühel hetkel raamat saada, nii et ole ettevaatlik. Ja tegelikult nii ongi. et ma saan aru, et sul siis nagu sellist ühte meetodit ei ole, et lugu võib sündida ükskõik millest, et noh, vahel kas mõnest lausest, mõnest huvitavast tegelasest, niimoodi. Absoluutselt, see võib olla täiesti mingisugune poes kuuldud jutukatke ja mul hakkab mõte kohe jooksma. Et üsna sellised ootamatud võivad mõnikord olla need inspiratsiooni aga kuidas allikad. sul see kirjutamise protsess on, et noh, vaata hästi tihti kirjanikel on see kuulus kirjanike plokk või kirjutamisplokk, et kas sul tuleb seda ette, kuidas sa seda väldid? Algajate kirjanike suur häda on see, et nad ootavad seda õiget hetke, kui vaim peale tuleb, aga noh, need, kes Vaim ei pruugi tulla. teavad, et see vaim käib niimoodi, et sa teed oma arvuti lahti ja hakkad lihtsalt kirjutama või pastaka ja pliiatsi või paberiga, eks ole, kuidas? Mul on see õnn olnud, et mul tegelikult ei ole sellist plokki olnud. Kuna mina olen ikkagi, ütleme siis hobikirjanik, ma ei tea, kas see on mõiste kui selline,
aga ma käin ikkagi 5 päeva nädalas tööl ja siis nädalavahetustel kirjutan, ehk mul ei ole seda kirjutamist nagu liiga palju. Ja kui ma ikkagi nädalavahetusel maha istun, siis mul mõtted ajavad juba üksteist taga, et ole ainult nagu valmis ja pane nad paberile. Et ma selles mõttes jah, ma ei ole mingit loomingulist kriisi nagu läbi elanud, et ma kirjutan nii palju, kui ma jõuan ja ikkagi, kui ma nagu sinna arvuti taha maha istun, siis mul jutt jookseb, ütleme nii siis. Õnnelik. Võib-olla tõesti. Olen kuulnud, et on osad, kellel on teatud sõnade arv, millest edasi tekib plokk, et see on täitsa paratamatu. Aga äkki ma ei ole jõudnud nende sõnadeni vara veel. Aga väga hea, vaata, kui sa suudad oma loo kokku võtta just enne seda ploki piiri, et siis on ju hästi. Kas sa oled, kuidas sind mõjutab see lugejate tagasiside, kui palju sa sellega kokku puutud? No tegelikult väga palju, kuna lastekirjandus on selline, kuidas ma ütlen, väga aktiivne žanr, ehk siis hästi palju korraldatakse koolides ja raamatukogudes lastele just kirjanikega kohtumisi ja olen ka nagu päris palju käinud ja käimas, et ma ikkagi alati uurin, mis lastele meeldib, mida nad lugeda tahaksid, et milline jutt neile nagu huvi pakuks. Et ma alles mäletan siin hiljuti, ma nagu tegin sellise kiirküsitluse, et kellele meeldivad rohkem kummituse lood ja kellele meeldivad rohkem krimilood. Et tulemus oli enam-vähem 50-50, aga minul oli päris huvitav seda teada ja nagu teha sellest järeldus, et võib nagu mõlemad kirjutada. Et ma ikkagi alati lisaks sellele, et ma nagu ise räägin, mida ma teen ja kuidas see kirjutamine käib, ma üritan nagu alati kätte saada ka laste käest infot, et mida nemad tahaksid lugeda ja milliseid soove neil on, et kirjanik ikkagi paraku kirjutab kellelegi ja kui ma nagu kirjutan midagi, mis mitte kedagi ei huvita, siis sellel kirjutamisel nagu puudub suhteliselt mõte. Et ikka jah, ma pean vaatama, mida soovitakse, soovidele vastu tulema. Aga kuule, kui sa oled nii õnnelikult, et sa oled küsinud, siis sa kindlasti tead, et mis on sellise hea loo valem, et mis seal kindlasti olema peab, missugune, ma ei tea, võib-olla heal lool on oma kindel žanr. Oskad sa öelda? Ja olen seda ka kusjuures küsinud. Ja ma ütleks, et need vastused, mis ma saanud olen, on tegelikult samad, mida ma nagu ise eeldaks ühelt healt loolt, et kindlasti peab olema selline kindel story. Lool peab olema algus ja lõpp. See peab nagu kuhugi välja viima. Seal peab olema mingi eesmärk. Teda peab olema mõnus lugeda. Võiks olla ka natukene naljakas. Isegi kui on tegemist mingi tõsisema raamatuga, siis natuke midagi lõbusat võiks ikka olla, et kas või mingi tegelaste omavahelises vestluses on sellised naljakad laused või midagi sellist, et nagu väga tõsiseks ei tasu minna, et tahetakse ka sellist rõõmsamat tooni sellistes tõsistes lugudes. Ja mulle tegelikult endale meeldib ka just nagu teksti põimida selliseid väljendeid või ütlemisi, mis toovad kas või hetkekski nagu muige suule. Et eks ta laias laastus, jah, see ongi see, mis teeb ühest raamatust nagu hea raamatu. Et teda oleks mõnus lugeda. Kas sul on endal ka mingisugused sellised lemmikteemad raamatutes või kui sa oma tekste vaatad, kas sul on mingisugune asi, et sa näed, et sul on midagi, mis on hakanud korduma ja korduma, kuidagi võib-olla midagi ootamatut, mida sa ise ei aimanud, et? Ja, mingil põhjusel ühel hetkel sai must selline kummituslugude vorpija. Ja ma isegi tagantjärele mõeldes ei ole päris kindel, kuidas see nagu juhtus, aga selle kummituse teema kui sellises ma sain ka ühed lastega kohtumiselt. See olid vist esimesed, teised klassid ja nendel olid kummituslood olid absoluutselt suured lemmikud. Ja kuna ma tolleks hetkeks ei olnud ühtegi kummituslugu kirjutanud, siis mõtlesin, et ma pean selle lünga kiiresti täitma.
ja siis ma ühe kummituse raamatu kirjutasin. Ja no muidugi järgmine kord, kui ma läksin jälle kohtuma, siis ma küsisin, et noh, kuidas oli ja kas meeldis ja noh, üldjuhul meeldis, aga siis oli nagu mõningaid selliseid vastuväiteid ka, et ja, et ei, muidu oli jube lahe raamat, aga no kummitus ikka ei olnud nagu päris. Siis ma mõtlesin, okei, no kummitus ei olnud päris, siis teeme päris kummitusega raamatu ja noh, siis tuli järgmine kummituse raamat, kus oli selline kole hirmus päris kummitus ja siis noh, kuidas öeldakse, ei saa enam pidama, alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Ja siis peale seda tuli veel üks selline kummituse, noh, mitte otseselt kummituse teemaline, aga midagi sinnapoole lihtsalt. Kuidas ma ütlen? Tähendab, sisu on nagu selles, et vana mõisaproua vaim ilmub laste ette, et ta ei olnud selles mõttes üldse hirmus ega nagu selline kummituslugu, aga noh, nagu näha, siis ma ikkagi ei saanud kuidagi sellest teemast üle ega ümber. ja noh, kus see raamat oli ka valmis, ma tõmbasin omale täiesti teadlikult pidurit, sest ma mõtlesin, et see hakkab nagu väga kummituse rohkeks minema, et kunstnik Sirli Oder, kes siis on ka kõik need raamatud illustreerinud, see juba naeris, kui ma läksin järgmise jutuga, et kuule, et mul on jälle üks kummitusraamat, kas tahad veel kummitusi joonistada. Ja siis ma sain aru, et isegi tema oli saanud juba hüüdnimeks kummituseleedi. Et jah, selline asi on täiesti läbi elatud, et kuidagi väga palju sai neid kummitusi ühel hetkel, et praegu nüüd ei ole plaanis lähiajal rohkem kummitustega ma just tegeleda. mõtlen, et kas see on, noh, et kui on nagu laste krimi, et kas see on siis nagu laste õuduskirjandus? Need on kaks ise asja, et ühed on sellised õuduslood, noh, mis siis enamasti laste jaoks ongi kummituseks ja teised on ikka sellised klassikalised krimilood, kus siis noh, lapsed mängivad detektiive ja politsei on mängus ja muud sellised asjad, et nad ei ole päris sama, aga noh, muidugi ühine joon on see, et mõlemad on sellised põnevuslood kindlasti. Et siis, kes eelistab ühte, kes eelistab teist. Mõned lapsed väga, noh, neid on muidugi väga vähe, aga mõned kardavad kummitusi, et nemad siis loevad rohkem krimilugusid. Aga mõnes mõttes on nad jah, kindlasti sarnased, et see pinevus on nagu kogu aeg tekstis sees. Kas me tavaliselt lõpetame intervjuu sellega, et ma küsin mingisuguse sellise nõuande, mida võiks rakendada keegi, kes ei ole kirjutanud, aga tahaks hakata kirjutama, et mida sa soovitad sellisele noorele või noorele, et kes mõtleb sellest kirjanikupõlvest, aga ei tea, kust alustada. Et mis sellised nipid võiksid olla? Ega seal väga muud ei olegi, kui lihtsalt hakka kirjutama. Aga mida kindlasti nagu peaks tegema, on see, et ise peab hästi palju lugema. Sul peab olema piisavalt sellist taustateavet. Sul peab välja kujunema nagu mingi taju sellest, milline üks hea raamat võiks olla. Ja noh, alguses, enne kui sa nagu sellise oma stiili välja kujundad, siis mina küll nagu alguses lihtsalt üritasin mõttes järgida mingisuguse oma lemmikraamatu stiili või sellist kirjutamislaadi. Aga see muidugi ei tähenda, et sa pead otseselt kellegi eeskujuks võtma, et kui sul on nagu kohe alguses selge, et minu stiil on selline ja mina kirjutan niimoodi, siis lihtsalt jah, hakka kirjutama, sest mõlemad on väga olulised, et nagu otsa peale saada, on palju kirjutada ja on palju lugeda. Et üks annab sellist taustateavet ja see ise kirjutamine kuidagi nagu, noh, ta on nagu iga teise õpetusega, et mida rohkem nagu harjutad, seda paremini hakkab välja tulema. Et laused hakkavad paremini jooksma ja endal läheb kergemaks ja teistel on mõnusam lugeda, et nii ta paraku on, jah. Kirjutage, lugege, kirjutage. Aga aitäh sulle, Helen. Väga head nõuanded. Kirjandusõpetajad kirjutavad kindlasti alla.
jah, aitäh.